Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Eeldatavasti peaksid sellel reedel kohtuma Valges Majas taas USA president ja Ukraina president. Meil on stuudios vaatleja Raivo Vare. Tere päevast! Tere päevast! No selle kohta on öeldud, et Trump tahaks arutada seda, millisel viisil ikkagi seda sõda lõpetada. Kui me nüüd päriselt mõtleme selle reedese kohtumise peale, siis minu esimene küsimus sulle on, et on see üldse kindel, et see kohtumine toimub? No praegust seisuga veel tundub, et on. Ukraina delegatsioon on Ühendriikides nädalasel voyaažil. Eelnevalt sellele on toimunud mitmeid olulisi kohtumisi tehnilisel tasemel ja ka jälgides seda, mida on öelnud kohtujad ise, ehk siis president Trump ja president Zelenski, siis mulle tundub, et kohtumine toimumas on. Ja kui me nägime, kuidas Trumpi käest küsiti, et mida tema ootab või mis siis juhtuma hakkab, siis Trump teatas kohe selle peale oma lapse suuga, et teadagi, Zelenski tuleb relvi küsima. Ja jutt on praegu ka Tomahawkidest ja sellel vihjatakse erinevates suundades samuti, et Tomahawkid ehk siis need tiibraketid Ameerika omad, mida Trump juba jõudis muuseas öelda, et ma mõtlen, aga ma olen põhimõtteliselt valmis neid andma. Aga teatud tingimustel, et ma pean enne teadma, mida nendega rünnatakse. Ja selleks nõusoleku andma sisuliselt oli see ütlus. Siis tegelikult räägitakse õhukaitsest. See tuli ka selgelt Zelenski juttudest välja. Siis jutt on siis õhukaitse vahenditest, sellepärast, et praegu on juhtunud selline halb lugu, et venelased on täiustanud oma ballistilisi rakette, Iskanderi tüüpi rakette, mis tähendab seda, et järsult on langenud nende vaheltvõtmise või hävitamise protsent ja see on jõudnud ainult 6% peale ja see on väga vähe ja see seletab ka neid tohutuid purustusi, mis viimasel ajal on nende suurte massiivsete rünnakutega hakanud toimuma. Need ei ole mitte sellepärast üksi, et on väga palju kasvatatud keskmiselt venelaste poolt neid drooni koguseid, millega rünnatakse Ukraina tsiviilinfrastruktuuri ju praktiliselt, vaid just nimelt rakettide tabamused on järsult kasvanud. Kui enne võeti maha kuskil 60-70% rakette vähemalt, siis praegust seisuga tiibrakette veel võetakse, aga just ballistilisi ei suudeta võtta ja siin ei aita ka vana tüüpi patriotid enam. On vaja neid uusi Patriot Pack 3 tüüpi, aga nendega on see häda, et ameeriklastel endale ei jätku neid. Kui see Tomahawkide andmine saab teoks, kui palju võimalusi see ukrainlastele annab? No mina väga selle peale nüüd ei loodaks. Tähendab, sõdade ajaloo klassika on sõja teatud etapis Wunderwaffe fenomeni teke ja levik. See on siis imerelv. Otse tõlkes Wunderwaffe sellepärast, et see teisest maailmasõjast ja sakslaste nii-öelda fraseoloogiast on see kasutusele võetud terminoloogias, aga tegelikult imerelvad annavad teatud psühholoogilise efekti, nad võivad anda poliitilise efekti, kohe räägime sellest, aga sellist, kuidas nüüd öelda, otsustavat sõjalist eduefekti nad ikkagi ei anna. Ja see on täpselt samuti praegu ka Tomahawkide puhul, sellepärast, et Tomahawkide kogused, millest räägitakse, on mõnikümmend. Kõige suurem number, mida ma olen näinud ja kõige väiksem on seal enam-vähem nad kõiguvad 20 ja 50 vahel, mida võidaks anda. Mis tähendab seda, et jah, nad tõstavad teatud määral mõningate Venemaa kaugemal sügavuses, arvestades Tomahawki lennuulatust, asuvate objektide ründamise võimalusi ja tulemusi. Aga nad ei muuda pilti tervikuna kahjuks, sellepärast, et neid on lihtsalt füüsiliselt vähe. Kui ärevaks see siiski venelased teeb? Aga siin ongi nüüd see, millest me peame rääkima, see on siis see nii-öelda psühholoogiline ja poliitiline efekt omavahel seotud. Nimelt see on väga selge psühholoogiline mõju, sest tekivad ka löögid, mis on löögid tõeliselt suuremad purustused, sisetagalas, mida inimesed näevad, tunnetavad sõja jõudmist ka nendeni, mida praegu ju väga paljud venelased ikka veel ei tunneta. Ja teine asi, mis on see, et see on eelkõige poliitiline, kuidas nüüd öelda, poliitiline žest või isegi sellise sümboolse tähendusega. Sellepärast, et tegu on kõige kaasaegsem relvaga, millega venelaste kaitsevõimekus eriti hästi toime ei suuda tulla ja selle annavad ameeriklased.
me teame ju, kuidas venelased on iga raund, kui midagi on ukrainlastele selle sõja jooksul antud, kuidas nad on alati karjunud, eks ole, selle vastu ja erinevaid demarše teinud ja retooriliselt ähvardanud ja nii edasi. Praegu näeme seda sama, sest kõik saavad aru, et see tähendab mida? See tähendab, et ka Trump, kellest väga palju venelased lootsid, et ta tegelikult on pigem nende poolelt, aitab seda nii-öelda lõpetada neile kasulikul viisil ja survestab ainult Ukrainat. Nüüd järsku ta teeb vastupidise käigu, kuigi nad ise on selles süüdi ja nad nüüd on selle peale solvunud ja ehmatanud natukene ja saavad just nimelt sellest poliitilisest suurest sümboolsest tähendusest täiesti õigesti aru, et see on suur ja see on neile ohtlik ja sellepärast nad selle vastu üritavad praegu igat viisi võidelda ja võitlevad poliitiliste vahenditega. Ühelt poolt välisministeeriumi Medvedev ähvardavad, teiselt poolt Putin meelitab kogu aeg Trumpi, eks ole, ehk siis üritavad seda hetke edasi lükata igal juhul, sest see on neile kahjulik. Kas selle ähvarduse sisu võiks olla mõnes positsioonis ka selline, et Trump loobub? Näiteks ikka see sama vana hea tuumaähvardus. Vaat sellega on nüüd niimoodi, et mul on selline tunne, võib-olla ma olen ebaõiglane, aga mulle tundub, et see probleem on rohkem eurooplaste probleem. Nemad kardavad tuumaähvardust. See on neil geneetiliselt sisse kodeeritud sellele põlvkonnale, sellele beebiboomerite põlvkonnale, kes praegu valitseb Euroopat igal pool ja igas asendis. Ja see, mis tegelikult Trumpi häirib, on midagi muud. Trumpil on ikka lootus sellele suurele diilile. Diil ei toimi, pangem tähele, mida Trump ütles. No mul on ju Vladimiriga head suhted, aga millegi pärast ta ei taha sõda lõpetada. Et ma tahan talle diili pakkuda, ma tahan ilusti läbi saada, aga tema ei taha sõda lõpetada ja mulle tundub, et see on viga. Teine asi, tema eelhäälestus ei ole kõige parem meie poolt vaadates, liitlaste poolt vaadates, sellepärast, et isegi nüüd, olles kriitiline, ütleb ta, et aga Vladimir oleks võinud selle sõja võita nädalaga, millegi pärast ta seda ei suutnud teha. Juba see eelhäälestus, mis sinna sisse on programmeeritud, on halva võitu. Nii et mingisuguseid lootusi on võib-olla venelastel ikka veel alles, aga praegu Trump ise rakendab hoopis teist. Ta rakendab seda, mida ta tegelikult lubas, olgem ausad. Ta lubas alguses, et ma teen nendega diili, nad lõpetavad sõja ära, siis vaatas, et see ei tule välja ja nüüd ta siis üritab neid survestada läbirääkimistesse sõja lõpetamiseks selle kaudu, et aga siis ma annan ju Ukrainale igasuguseid relvi ja tugevdan teda. Samas ta tegelikult ei anna ju relvi. See, mis praegu Ameerika poolt tuleb, ei ole ju arvestatav tegelikult võrreldes sellega, mis enne oli. Küll aga nad müüvad neid relvi. Ja nüüd on siin võti, mis juhtub täna Ramsteini formaadis toimuval kohtumisel ja enne seda siis kaitseministrite omavahelistes kohtumises ja kuidas siis hakkab nüüd see programm, Ukraina abistamise programm, kus eurooplased eraldavad raha ja ostavad Ameerika relvi, et anda neid üle ukrainlastele, kuidas see toimima hakkab. Nii et see on nüüd võti hoopiski ja selle peale tegelikult Trump praegu mängibki. Ega ta ise ei anna veel. Aga veel, vabandust, on kaks asja. On Tomahawkide probleem, mis on otseselt Trumpiga seotud ja teine probleem on droonide probleem, sõjatööstusliku arengu probleem ja droonide probleem. Nimelt praegu on laual tegelikult ja see võib olla ka reedese kohtumise, tippkohtumise üks teemasid on siis nõndanimetatud suur tehing. See on siis Zelenski väitel kokku kuni 90 miljardiline tehing, kus Ukraina sõjatööstuse ja täna juba eksisteeriva sõjavõimekustehnoloogia nii-öelda laiendamine koos ameeriklastega edasi arendamine, Ameerikale osaliselt müük ja teiselt poolt nende koos täiendav tootmist. Zelenski on öelnud, et nad suudavad 35 miljardi eest toota ise. See on juba üle 60 kaugelt protsendi vajaminevast relvastusest sõjas ukrainlastele. Jutt on Ukrainast siis nüüd juba. Aga selleks on vaja raha ja võt nüüd ongi küsimus, et kust see tuleb ja natukene on ka muud tehnilist abi vaja. Ma tuleks korraks tagasi selle sinu nimetatud Ukraina abistamise juurde, et täna on Kiili Maailmamajanduse Instituut toonud ka välja mingid numbrid, kus selgub, et tegelikult Ukraina abistamine sellel suvel on oluliselt vähenenud ja see oluliselt, ehk siis see vähenemise number on ikkagi päris suur, see oli mõnes positsioonis lausa 50%. Mis siis juhtunud on? Jah, sellepärast, et juhtus see, mida tegelikult ennustati ekspertide poolt juba mõnda aega. Nimelt tegelikult Euroopa enda tagavarad on suhteliselt väikesed olnud, nad on viidud väikseks. Selle rahudividendide üheks nii-öelda kõrvalmõjuks, negatiivseks kõrvalmõjuks oli täielik kaitsevõimekuse kokku kuivatamine, tahtlik poliitika on see kogu aeg olnud.
ja see tähendab seda, et Euroopa arsenalides lihtsalt pole väga enam midagi jagada. Isegi ameeriklastel on see probleem, aga mitte igas positsioonis, mõnes ainult. Aga eurooplastel on see totaalne suuresti. Ja nüüd siis seda üritataksegi asendada selle loogikaga, et Euroopa annab raha ja siis raha antakse ukrainlastele, et nad saaks ise rohkem toota ja raha antakse ühistootmisele, mida arendatakse koos ukrainlastega Euroopa poolt muuses. Ja siis antakse raha veel ka selleks, et osta Ameerika relvi ja siis anda seda üle. See on tänane põhifookus teema, anda üle Ukrainale. Sest eurooplastel endal lihtsalt enam ei ole. Raha on, muuses pangem tähele, selle Kiili raporti järgi tuli välja, eks tegelikult raha majanduse jaoks ja humanitaarabi jaoks ei ole langenud. Langenud on sõjaline abi. Ja nüüd seda üritatakse natukene kompenseerida. Vaatakem. Muuseas, pange tähele, mida ütles Ukraina pool, kui nüüd selle Rammsteini formaadis kohtumise eel nad loodavad, et veel tuleb riike juurde. Praegu on nii-öelda ametlikult sealhulgas ka Eesti andnud oma kindla jah, et nad osalevad selles programmis. Anname raha selleks, et osta Ameerika relvi ja anda Ukrainale, aga et neid riike tuleks juurde ja et riigid ka omalt poolt veel midagi otsiks juurde. Hiljuti teatas Soome, eks ole, et läheb selle programmiga kaasa, nii et ütleme niimoodi, et mingi lootus on natukene seda kasvatada, aga ameeriklased ütlesid otse välja, et nad loodavad, et enne aasta lõppu veel ka need riigid, kes on praegu midagi juba lubanud ja järjest on ju tulnud neid lubadusi ka avalikuks, et nad veel kasvatavad oma panust. Nii et loodetakse, et Euroopa suudab natukene tagasi kerida, aga juba on teada, et aasta lõpuni tõenäoliselt seda puudujääki nii-öelda dünaamika mõttes või võrdluse mõttes nad teha siiski ei suuda. Vaatame korraks ka Ukraina enda sisepoliitikasse sisse, et kui pingeliseks sisemine olukord on läinud, et nüüd viimane uudis siin räägib, et Zelenskõi võttis Odessa linna pealt ära kodakondsuse. No see võib olla üksikjuhtum, aga see võib ka olla mingi märk pingete kasvamisest. No kindlasti on. Odessa on venekeelne linn ja tegelikult Odessa linnapea Trukhanov on vene kodanik. Tema Vene sisepass oli tühistatud ametlikult ja see on tuvastatud, aga tal kodakondsus säilis ja ta ajas ka poliitikat, ja ütleme niimoodi, et Zelenskõi ametlikult ka teatas, et talle SBU, see on siis sisejulgeolekuteenistus Ukraina oma, andis ka raporti, milles on selgelt välja toodud tõenditele toetuvalt, et tegelikult oli ka tegevusi, mitte ainult ei ole nii-öelda kuuluvuse probleem või sümboolne faktor, vaid ka tegevusi linnapea tegevuses, mis andsid põhjuse tühistada tema tähendab, sisult see on niimoodi, et Vene kodakondsuse tõttu tühistatakse tema Ukraina kodakondsus, mis tõttu ta kutsutakse tagasi. See on seaduse järgi Ukrainas kohustuslik ja see on katse jah, natukene nagu Odessas olukorda pisut tasakaalu muuta, midagi üle teha, sest seal on kogu aeg olnud väga siukse omapärase taustaga linnapead ja selle asja lahendamiseks teatas juba Zelenskõi ka ametlikult, et sinna määratakse sõjaadministratsiooni juht, tuuakse Dnepropetrovskist ajutiselt, pärast näeb, mis sellest saab. Mis meil rindel toimub? Rindel on selline lugu, et Venemaa jätkab survet natuke siit, natuke sealt. Tegelikult see lõpmatu detailide paiskamine meedia inforuumi sellest, kuidas ühes kohas ukrainlased vasturünnakuga said jälle mingi osa tagasi, teises kohas jälle venelased 3 asulat vallutasid. See protsess jätkub, veel on aega. Nii nagu sa olen juba ennustanud vist ka selles formaadis, et kuni Rasputitseni tõenäoliselt see sõjategevus jätkub, venelased üritavad haarata nii palju kui võimalik territooriumi. Strateegiline initsiatiiv niisugusel kujul, nagu neil enne oli, on mingil määral kokku kuivanud, osaliselt asendunud ka Ukraina vastukäikudega, aga nad jätkavad praegu isegi mitte nii palju võib-olla rinnetel, kus toimub tavaline protsess ja kus eksperdid hindavad, et Ukraina rinnet läbimurda neil ei õnnestu, kuivõrd nad jätkavad tsiviilsektori, eriti energiasektori hävitamist. Ja sellest räägitakse vähe ilmaasjata, sellepärast, et venelased on suutnud mitte ainult elektrisektorit praegu massilist rünnata ja ka raskusi tekitada, vaid nad on tegelikult rünnanud naftagaasisektorit. Me teame vähe sellest, aga Ukrainal on päris suured võimsused naftatöötlemiseks ja muuseas tal on ka endal gaasitootmisvõimsused ja gaasitöötlemisvõimsusest ja neid on praegu süsteemselt hävitatud, nii et juba räägitakse sellest, et naftagaasi põhiliselt käes on need riiklik firma, siis sealt on kuni 90% nendest kannatanud juba. Ja see on järsult nii-öelda kontsentreeritud löökide tulemus venelaste poolt. See on teadlik tegevus. Miks? Arusaadav, talv tuleb. Nii et praegu kuni Rasputitseni, mis umbes 6 aja pärast saabub, see on siis klimaatilist tingimust, mis ei võimalda rindel väga midagi teha, aga see on ka külm,
varem või hiljem, eks ole, see on halb ilmastik ja suurtes linnades tekivad probleemid energiavarustusega, soojavarustusega ja isegi kütusevarustusega võivad tekkida ja see on natukene nagu murelikuks teeb ja see on survekatsevahend, survekatse sundida ukrainlasi selles kurnamissõjas pehmemaks minema. Nii et see on ikkagi nii, et igal järgneval sõjasügisel läheb Ukraina energeetika mõttes talvele vastu järjest kehvemas seisus. Jah, kahjuks küll ja see on teadlik strateegia. See on teadlik strateegia koos tsiviilsektori pommitamisega, koos inimeste mitte sõdivate, eks ole, ehk siis tsiviilisikute tapmisega ja vigastamisega ja erinevatega tsiviilobjektide teiste hävitamisega. See on teadlik Vene survestrateegia. See on selline genotsidiaalne lähenemine, mis on neil alati olnud iseloomulik. Lauspommitamine ja tsiviil nii-öelda ühiskonna poole hävitamine on tegelikult olnud alati üks element selles sõjas suurvürstidest alates 1480. ja varasemast aastastki. No sellest on siin kogu aeg läbi aastate räägitud, et venelastel on ka pidevalt probleem, et pole sõdureid saata enam Ukrainasse juurde. Nüüd nad on leidnud mingi uue nipi. Kas see võiks aidata ja kui suur see mure neil on? Ukrainlastel on ka suur mure, sellepärast, et neil ka praegu põgenevad need nooremad mehed. Kahjuks näiteks Saksamaalt tulid andmed, et on 10 korda kasvanud kaitsenõuded. Ehk siis noored mehed 18–25, keda tegelikult, kel nüüd lubatakse lahkuda riigist, eks ole, keda samas ei sunnita mobiliseerida praegu ainult vabatahtlikkuse alusel, on hakanud jälle uuesti põgenema läände, nii et surve on. Aga venelastel on see surve veel suurem ja mis nad nüüd on teinud, nad on kuulutanud välja aktiivreservi. Õigemini nad muutsid seadusandlus sellisel viisil, et aktiivreservi, mida Venemaal erinevatel andmetel on 700 000 kuni 2 miljonit meest, et neid saavad kasutada väljaspool Venemaa territooriumi, mis tähendab tegelikult ka Ukraina sõjas kasutamise võimalus. Need on siis sõjaväes teeninud isikud, kes saavad väikest lisatasu riigi käest selle eest, et nad kord aastas käivad kuni 30 päevastel vist oli enne, nüüd 60 päevastel kordusõppustel ja nüüd võib neid kasutada ka aktiivses sõjategevus väljaspool Venemaa territooriumi. Nii et nad ikkagi on hädas ja nad nüüd üritavad seda auku täita. Ja see näitab, et on probleeme, aga see näitab ka seda, et neil on lahendus, mille vastu praegu ukrainlastel võrdväärset nii-öelda lahendust hetkel ei ole. Inimressursi mõttes. Ma tuleks enne, kui saade ära lõpeb, korraks ka siia meie regiooni, et venelased on nüüd 7 erineval moel testinud seda, et mis juhtub, kui natukene nii-öelda näidata, et me siin NATO riikide piiridel tegutseme, et olgu see siis droonide saatmine, lennukite saatmine, kas või see sama meie seal saatse saapas kohal olemine. Kas see ongi selline väikene nokitsemine või on õigus neil, kes ütlevad, et siit tuleb midagi suuremat ühel hetkel? Ei, see ei ole suurema teema, vaid see on selline pideva surve avaldamise teema. See on üks osa sellest Venemaa strateegiast, see on Gerassimovi doktriiniga täielikus kooskõlas. See on tegelikult hübriidsõda, mis käib meie vastu täielikult, kõigi vastu, terve lääne vastu, ametlikult ka Venemaa poolt kuni Putin välja öeldud, et ka NATO vastu, eks ole. Ja nad lihtsalt kogu aeg survestavad ja kogu aeg katsetavad piire ja ühtlasi ka teostavad lahingluuret selle abil. See on tegelikult ka ühtlasi näeb, kuidas nii-öelda käsuliinid toimivad, kuidas tehniliselt asjad üles ehitatud on, kogu aeg koguvad ka vastavat andmestikku. Nii et minu ennustus on, et kindlasti jätkub ja kui nüüd tulevad ka aktiivsemad sammud lääne poolt, mis venelastele ei meeldi, siis nad selle vastukäiguks igal juhul eskaleerivad midagi ka lääne riikide endi vastu. Kahjuks me peame sellega arvestama ja sellega tuleb kogu aeg olla valmis ja sellega tegeleda. Raivo Vare, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade algab siis, kui valimised on peaaegu lõppenud, ehk siis me oleme eetris pühapäeva õhtul alates kella 19.25 ja kuni sinnamaani välja, kui valimistulemused on selgunud. Aga kõiki muid uudiseid saab ikka vaadata postimees.ee.